proua, kas teil on relvi kaasas? Issand, ei! Olgu. Mida me tegime? Ma tegin seda, mille pärast sa siin oled. Vabandust? Ma tegin seda, mille pärast sa siin oled. On reede pärastlõuna Fairfieldi vallapangas Ohios, kui eakas naine astub sisse ja läheneb telleritele. Aga varsti saavad nad teada, et ta pole tavaline klient. Naine jääb panga valvekaamerate lindile, kui ta viskab musta koti töötaja poole, hoides väidetavalt relva, mis on peidetud toidukotti. Tundub, et töötaja ei märka seda alguses, kuid röövis kahtlustatav tõmbab kiiresti tema tähelepanu. Vahistamisaruande kohaselt ütleb töötaja hiljem politseile, et kahtlusalune nõudis relva ähvardusel raha. Möödub mõned hirmutavad sekundid, enne kui kassapidaja avab lukustatud sahtli ja näib täitvat naise soovi, kuid ta ei piirdu sellega. Teine klient lahkub, kui kahtlusalune liigub teise töötaja juurde ja nõuab taas raha. Tundub, et nad vestlevad hetkeks, enne kui töötaja tõstab käed ja avab aeglaselt sahtli, et naisele raha anda. Töötaja näitab naisele sularaha ja paneb selle kotti, kui kahtlusalune lihtsalt võtab saagi ja lahkub. Aga politsei ei jää kaugele maha. Politseinikud juhatati Hamiltonis Ohios asuvasse koju pärast seda, kui kahtlusaluse autole vastav sõiduk leiti maja sissesõiduteelt. Väidetavalt eemaldas kahtlusalune röövi ajal numbrimärgid, kuid just tema kaitseraua kleebis juhatas politseinikud siia. That's on HPV-ga. See number on. Olgu, kutid, mis teil minu jaoks on? Tuleb maja ümber või midagi sellist või? Kas see sõidub on seas? Jah, härra, see on sissesõiduteel ja täiesti nähtaval. Kindlustage perimeeter, kes tahavad seda, mida välja tuleb, läheb evastatud. Jaa. Kaks naist on talle hoovis. Siin üleval üks käsi. Ma pean siit välja minema, ta tuleb. Ma lähen tagasi, et alustada sukeldumise löögi seda. Ma olen siin. Lihtsalt püsi perimeetril. Peaasi, et sa tead, et meiega on kõik korras. See on selleks, et kui midagi juhtub, oleksime valmis. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Jah. Nüüd saame vaadata seda päikesekleebist, mida politsei sõnul nähti kahtlusaluse auto jälgimiskaamera videos. Siis ütlesid uurijad, et sõiduki kirjelduse põhjal tehtud otsingul leiti pilt samast autost, millel olid kleebis ja numbrimärgid alles ning mis oli registreeritud omaniku nimele, kes elab sellel aadressil. Jätkame. Mina olen. Silly Dave. Jumal küll. Kurraadi. Keegi on siin. Jah, proua, tulge minu juurde. Tere. Käed, vabandust. Ta ütles käed. Palun, proua. Tule siia rand korraks. Olgu. Kas läbikompamine on see selge? Higistan. Ma ütlen sulle midagi. Ei, see on piisavalt hea. Okei, kui ma kasutan oma käelaba. Jah, lase aga käia. Dartler, Mida ma tegin? Noh. seda me püüamegi välja selitada, mis siin toimub, sest proua, tulge siia. Ann? Ta oli majas. Ja ta just tuli välja. Meie kütveldame ja ütleme. Ma tahan. Jumal küll. Kas te saaksite minna sinna nende politseinike juurde, palun, proua? Mina või tema?
On? ma tahan, et teie läheksite palun, proua, kui te saaksite. Ta ei kuule. Ma ei kuule hästi. Ma ei kuule siinpool. Siin. All go! politsei tuvastas siin nähtava kahtlusalusena 74-aastase Ann Myersi, kelle kohta hiljem selgus, et ta olevat põgenenud veidi alla $600. proua, kas teil on relvi kaasas? Issand, ei. All go! Mida me tegime? All go! jah, ma tahan, et sa oleksid seal. Palun, aitäh. Suur aitäh teile, proua. Mu auto on lukus. See on okei. See on nii rumal. Oh, see on koobas. Haosi sinema, ma olen peal. Ootame korraks, eks? jah, proua. Ma ei tea. Haosin teateid. See teita. Saastud on endiselt arvutiprobleeme. Ma tean. Aitäh, meie liigurid ja sisse logisid. See on so. Ma juhtuda tegin kõne Aisiga. 6 teatavat kaubiku peatuse. Olgu, jääme korraks siia, daamid. Ma seletan midagi. Me seletame kohe siin 1 minuti pärast, eks? Ma olen selle eest tänulik. Aitäh. Ma sooviksin, et mul poleks vett. See on okei. Me läheme sellest saia. Teen üks tõuge sisse. Kas te tahate rääkima hakata? Kas te tahate temaga rääkima hakata? Oodakem, seersant Volkit. Seersant Idnes. Uta, olgu. Nad ütlevad, et ta lõi vastu, et teha meile teel olles seersant Viilile midagi. Ta ütles midagi läbiotsimismääruse täitmisest ja kõigest sellest. Ta ütles... Noh, me saame vähemalt nendega rääkima hakata. Hästi. Jaa, seersant. Ma luban teile, et me selgitame siin kohe kõik ära. Hästi, daamid, tänan teid. Suur aitäh teile. Minu poeg käib Kortoldi keskkoolis. Kool lõpeb kell 3:30. Tavaliselt toon ta ise ära. Hästi. Ta on piisavalt vana, et ise koju jalutada, nii et ära tule mulle praegu järele, aga ma võin sulle siiski jootraha anda. Olgu. Vabandust. Kas sa oled sugused saadaval? Kas te olete toakaaslased või õed? Olgu. Tema on maja omanik. Olgu, ma ei kuule väljas midagi. 2696, Berliina osariik. 215,644. Annie õde ütles hiljem politseile, et 74-aastane naine oli väidetavalt saatnud internetis raha ühele mehele kahtlustatavas pettuses ning oli väidetavalt saatnud petturile $1000, kes tema sõnul esines USA tolliametnikuna. Lisaks sellele ütles Annie õde politseile, et Ann laenas temalt ja veel ühelt sõbralt hinnanguliselt $70,000. Okei, see on tõstud viimase mängu tosi olnud. Kes on selle eest vastutav isik? Ann Meier on nüüd 10 piiruun, mis panen meile siia poole. Aitäh, linnapea. Aitäh. Minu viimane aasta Gisbornes. No, see on kindlasti hea päev murutöödaks, aga nagu ma ütlesin, andke meile minut. Jah, mul on oma maasikad, ma pean need lihtsalt ära täitma. Mina tegelen karturitega. Liiga palju liiva on. Võta sinna täis kalmaar. Ma saan eru. Kas sa tahad minu autosse tulla?
kohe varsti, proua. Küsin ma teilt midagi, aga enne tahan teile selgitada, mis siin toimub, eks? Minu oma on sean. Jaa. Mu võikmedel ukse taga N. Lüünärvid. Teil ei tule täna õhtul selles kvartalis ühtegi väljakutseteks? Ma ei tea. Kas see pole need inimesed sealt kohtumispaigast? Ei. Ei midagi. Ma arvasin, et need olid need inimesed sealt kohtumispaigast. Kohtumispaik. Jaa. Need, kes võtavad iga päev kohtumispaiga üle. Ei. See on see punase särgiga. See on see punase särgiga. Ma ei tea, Brandon ütles, et ta on teel. Ma ei tea, kas ta tahab, et me ootaksime. Ma ei tea, kas ta tahab oodata. Ta on juba valmis privaatseteks vestlusteks. politseinikud arutavad olukorda hetke omavahel, enne kui nad kahtlusalusele järele jõuavad. Ja nii saame me nad vabastada. Me vabastame teid siin kohe varsti, eks? Suur aitäh abi eest. Palun oodake veel hetk. Me laseme teid siit kohe välja, eks? Nii et me vabastame teid. Varsti saate siit lahkuda. Ma arvasin, et sa räägid meist. Ei. Praegu mitte, olgu. Oota lihtsalt korraks. Proua, ma tahaksin, et te lihtsalt ootaksite korraks, eks? Olgu, proua, lühidalt. See on detektiiv Ruuri Tutra ja Robinson. Me tahame teiega rääkida täna juhtunud juhtumist. Olgu, praegu võtan ma teid siiski vahi alla. Aitäh, Peet. Palun pöörake ümber. Pange käed selja taha minu jaoks, eks? Nagu palvetades. Kas majas on relvi, proua? Ema mängib seda 1 minuti pärast. Olgu, andke mulle minut, eks? On Ville. On paar tükki, mis ei tööta. Olgu. Ema ja isa relvad. Sa ütlesid, et see on 22 vintpüss. Kas keegi on üritanud sulle helistada? Kas see on teie jaoks liiga kitsas, proua? Okei, ma tahan veenduda, et teiega on kõik korras. Ja ma luban teile, et me saame siin kõik minutiga korda, eks? Ma luban. Kas keegi teine on majas? Ei. Kas seal on koeri või lemmikloomi või midagi sellist? Sest me ei taha, et nad välja pääseksid või midagi sellist, eks? Hästi. Olgu, mine. Olgu. Kuhu ma lähen? Ühte neist autodest. Sa saad teada, millisesse, Sarge. Tule siia, ütle, et kõik saab korda. Ma ei tea. Tule siia. Noh, me selgitame kohe, eks? Jah, nad selgitavad sulle kohe. Jah, proua, loomulikult. Mida sa teed, õde? Ma ei hakka seda võtma. Ma ütlesin, et mu õde on siin väljas. Olgu. Nii et me ootame ja viime su politseijaoskonda. Seal on mõned inimesed, kes tahavad sinuga rääkida, eks? Ja nii saame me kõik ära seletada ja niimoodi edasi minna. Ma lihtsalt ei taha nende tööd segada, eks? Hästi. Kas saavad korda? Kas sa saad hakkama? Need on korras. Jah? Nendega on kõik korras. Olgu. Ma jäätised. Hästi. Ma lihtsalt tahan, et sa oleksid ettevaatlik. Ja ma tean, et sa ei tee seda. Ma tean, et sa ei kavatse minu ette joosta. Aga tead mis? Ma olen kohmakas ja mõnikord on mul raske. Kas ma näen välja, nagu suudab sind joosta? Ei, ma ütlen, ma tean, et sa ei tee seda, aga ma lihtsalt hoian sinust kinni, sest ma ei taha, et sa kukuksid, proua. Ei. Ma ei taha, et sa mind jälgiksid. Nii et vajutame ruppu ja lukustame mu tagaukse ära. Ma tõin sulle oma kingad. Jah, sinuga on kõik korras. Kõik on hästi. Ma arvan, et sa pead järele jõudma. Hästi. Kas sa saate veel korra kiiresti läbi katsuda? Sest ma just kontrollisin auto piirest üle. Hästi, palun seisa ära siin. Väga hea siia. Sinu paremal pole midagi. Kas sa tahad, et ma tõstaksin oma kroketikepi niimoodi üles? Puudutan su kulmu. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma siin tõmban? Mul pole vahet. Aitäh. Ann leiti enda juures vaid $12, kuid hilisem auto läbiotsimine paljastas laaditud püstoli ja $568 sularahas, mis olid peidetud toidupoe kilekotti. Okei. Midagi pole sul kingades, ei sokke, mitte midagi sellist. Pole sotte jalas. Ole ettevaatlik, ma kontrollin su vöökohta. Olgu, niipea kui ma sind politseijaoskonda viin mees. Võtame need asjad su küljest ära, eks? Iste sinu jaoks. Kas sa tahad korra sisse võtta? No, ma hoian sind. Olgu. Noh, kas teiega on kõik korras? Pange pea sinna sisse. Kõik on korras. Hästi, proua. Suur aitäh teile. Ja, paneme talle turvavöö peale ja veendume, et temaga on kõik korras. Balloon.
hästi, siin, aitäh. Vabandase. aitäh, ilusti öeldud. Anne saadetakse vanglasse, kuid teel sinna teeb 74-aastane šokeeriva ülestunnistuse. ma tegin seda, mille pärast te siin olete. Vabandust? ma tegin seda, mille pärast te siin olete. Okei, mis see siis oleks? meie grupp. Okei. Minu õde ei tea sellest midagi. Sa kuulsid õigesti. Anne tunnistab röövi üles, kuid ütleb politseinikule, et tema õde on süütu. Ta ei tea absoluutselt midagi. Ta on sees. Minuga on kõik korras. Ta on külma käes. Olgu. BI on kell 15.05. Kinnipidamisel olev isik tunnistas avalikult, et teadis, miks me siin oleme ja see oli Argora rööv. Ja siis on see ikka nagu olgu. Temaga koos olles minu PD-ga algusest peale paus. 30 178,93017. 8,9 olgu. No, proua. Olgu. Ma lähen edasi ja teen selgeks samal ajal, kui ma lähen edasi ja tegelen sellega. No, ma viin teid kohta, kus saate kiiresti tualetti kasutada. Mida teha, proua? Ma loodan, et sa kirjutasid sellele alla. Jah, proua. Ja ma luban teile, et kõik, kes teiega räägivad, on sama viisakad ja lugupidavad nagu mina, eks? Anne viidi vanglasse ja talle esitati süüdistus raskendatud röövis surmava relvaga ning tõenditega manipuleerimises. Kohtu andmed näitavad, et ta tunnistas end hiljem süüdi raskendatud röövis, samal ajal kui tõenditega manipuleerimise süüdistus tühistati. Nüüdseks 75-aastane naine mõisteti 4 aastaks vangi. On suvehommik Perry vallas Ohios, kus politsei üritab peatada meest, kes sõidab muruniidukiga. 51. Me peatame ta. Ta sõidab teisele patrullile vasakult poolt mööda keset teed. Kas sa teadsid, et see on Southway? Juht põikab mööda teisest politseinikust ja aeglane jälitamine algab. Jah, me oleme praegu ristmikul. Jah, ta liigub ida suunas. Ida suunas Southway tänaval liigub umbes 4 miili tunnis Toro muruniidukil. Numbrimärk puudub. Kahtlusalune saavutab hinnanguliselt 4 miili tunnis ja viipab politseid endiselt edasi, kuid tegelikult kuhugi ei liigu. Ta lihtsalt viipas käega, just kui ajaks mind minema. Me liigume ehitustsooni poole, liiklust ei ole. Ida suunas Southway ja Denmonti ristmikul. 9–10 miili tunnis. Ma lähen edasi ja saan selle, ma olen Ta läbib hoovi. Ta läbib 2 hoovi põhja suunas. Juht teeb kiire põgenemise, lõigates läbi mitme hoovi, kuid politseinikud püsivad tal hetkel kannul. Ta jätkab läbi hoovide. Paistab, et ta tuleb välja Clarki tänavale. Jätkab põhja poole teiste esiaedade kaudu Clarki tänava 3900 Annendas kvartalis. Liigub Hazelbrooki suunas. Olgu dispatcher, ta on Hazelbrooki ja Clarki vahel. Asu 2 kinnistu piiril. Lähen, oota korraks.
Jälgime nüüd üht politseinikku, kes üritab kahtlusalust jalgsi peatada. Ma tean, et ta on hull. Ma lähen ette ja püüan ta kinni. Ma olen. Vaata, kus kõik need asjad on. Politsei tuvastas siin nähtud kahtlusaluse kui 83-aastase William Wackerly, tuntud ka kui Metsik Bill, kellel on pikk kuritegelik minevik ja kes pole politseile võõras. Politseinik kasutab teiserit, kuid see ei mõju Williamile tema paksu nahtagi tõttu. 30 logitit laseri kasutamine. Tini Sidur, jätka läände. William jätkab teed, vältides taas arreteerimist, kuid vaid mõni sekund hiljem jõuavad politseinikud talle jälle järele. Ta on täiesti hull. Tundub, et ta peatus tagasi sorduuni taga. William väldib imekombel veel üht teiseri kasutamist pärast seda, kui ta väidetavalt üritas üht politseiniku alla ajada ja seejärel taas suurel kiirusel põgenema hakkas. Tal on see paks mantel seljas. Me teame, kes ta on, ta ei valatse peatuda. See on kohutav, see on täiesti vale. Jesus. Tal oli paks jope seljas, see ei läbinudki seda. Ma andsin talle särtsu, Bill andis talle särtsu ja tüüp ei ole. Sinuga on kõik korras. Ja, nägid, kuidas mind kaasa veeti? Ma tabasin teda teiseriga 2 korda. Ma ei tea. Ja, Kraber tuli ligi ja hüppas peale ja siis ta keeras seda. Läks Kraberi puule. Ja siis ma kasutasin teiserit 2 korda. Ma lähen tagasi jaama. Õige. See tegi mulle ka nende labade pärast muret. Ma ei tea, kas need töötasid või mitte. Ma ei tea. William suudab politsei maha raputada. Aga järgmisel päeval jätkavad politseinikud kahtlusaluse jälitamist. Kuidas meil läheb? Bill Olram? Veel mitte, sõber. Over. Hästi, noh. Kellega ta koos on? No. Meil on mõned asjad, mis me temalt eile saime. Tahtsime need talle tagasi anda. Olgu, mu sõber, Preili Linda läks talle järele. Ta oli Sheetsis. Ma palusin tal minna talle järele ja ta tagasi tuua. Nad peaksid siin olema umbes järgmise 10 minuti jooksul. Kas te leidsite üles selle tobeda muruniiduki, millega ta eile põgenes? Jah, meil on tema muruniiduk. Whole Bill. Olgu, ta on hullumeelne. Ma ei tea, miks ta teeb samu asju, mida ta teeb. Noh, ma võin sulle seletada, miks ta seda teeb. Ta on vana, seniilne ja tal on palju asju käsil. Tal on igasuguseid asju käsil. Naine varastab tema raha, kolib Taisse. Ta on lihtsalt täiesti stressis. Ta on segaduses, jah.
see ongi põhimõtteliselt see. Ma tean seda kindlalt. Lõpuks saavad politseinikud Williamile lähedal asuvas ettevõttes jälile. Hästi peal. Hästi, mida kuramit ja nüüd tahate? Tule nüüd, kas sul on taskunuga või midagi sellist kaasas? Mul on automaat. On või? Kas sul on taskunugasid ka? Mul on relvi. Mul ei ole minu. Kindad käes, ma lihtsalt kontrollin kiiresti. Ei, kuldi, mul ei ole midagi. Mul on paar taskurompi. Ära lükka mind pikali. Mis kell sind täna vabastati? Ma tean. Okei. Tule siia tagasi, Bill. See üks. Yeah, just see siin. $30 tule uuesti. Jah, sa lähed vangi. Eesest. Ma ütlen talle ühe korra. Lihtsalt jää sinna, kuni me lõpetame. Pakitud. Nii et see, mille eest sind eile kinni peeti, oli nende vahistamismääruste pärast, mis sul varem olid. Ja see, mille eest sind täna kinni peetakse, on see, mida sa eile tegid. Oh! Ole nüüd, sõidad muru niidukiga. Kuulsid õigesti. Politseinikud ütlesid, et nad üritasid alguses Williamit peatada kehtiva vahistamismääruse tõttu, enne kui 83-aastane mees oma muruniidukiga minema sõitis. Kõik, mida sa pidid tegema, oli peatuda. No hei, me kui ma peatusin, nõuti mult $600. No! Nüüd seisad silmitsi hulga süüdistustega. Nad vedasid mu muruniiduki minema. Me tegime seda, sul on õigus. 51. Mul polnud isegi $600, et muru niita. Mina ei kahjustanud seda. Üks on vahi all. Miks on muruniidukiga sõitmine seadusega keeratud? Ma olen seda näinud. Ma laasen aknud alla, okei? Hea mõte. Mind arreteeritakse selle eest, mida ma eile tegin. Jaa. Noh, see teeb sulle haiget, sa pead minema. Kui ma oleksin seda teadnud, poleks ma koldunud. Ma ilmselt nõustun sellega. Sa nägid meid seal, sellepärast sa pöörasidki siia poole. Ma ütlesin, et te nägite meid seal, sellepärast te pöörasitegi siia poole. Ma arvasin, et teete midagi halba, jah. Ausalt öeldes, Bill, ma pigem ei tahaks sinuga tegemist teha. Chris, ma olen puudega ja pane, kas ta on seal? Olgu, hästi siis. Kui nad jõuavad politseijaoskonda, annab William ühele politseinikule mõned nõuanded. Hästi, Bill. Mis lahti? Tule nüüd. Tule nüüd. Oh, ma ei saa oma jalga ühe neetud istme küljest lahti. Sul on siit tagasi mingi seetonaktiga, et hädast teeb. Mis toimub? Ma kontrollin tema taskuid uuesti, kui me järgmise võimaluse saame. Tagasi. Jaa. Me lähme taha. Kus koer on? Sead samas. Sa ei näe seda? See on nähtamatu. Mitte kaks neist pole nähtamatu. Ma ütlen neile teise asja, mida ma talle toon. Ta ei saa selle Jordanit, sest nad toitsid teda. Ta võis varastada $300,000 väärtuses kraami. Ma ostsin sellepärast, kuna väike turbo. On see õige? Ma tahan siia hüpata. No, te tahate, ma ei rääknud vahi jääda. Billy oma, tule siia sisse ja räägime. Noh? Ma ei saa kiiremini kõndida. Jumal küll, ma olen 85 aastane. Sind on lihtne ehmatada. Ma sündisin 1940 aastat. See on üsna hea. Jackson ja siis Bun ja sellega ongi kõik. Otse sinna sisse.
siia alles eile ja ma saan sind siia tagasi tuua. Mul on probleem juhataja ja presidendiga, ma lähen hulluks, ma teen rumalusi. Ma ajan sind selle peale vihaseks. Naabri teist, ma ei tea, mis ma pääsesin. Jah, ma pääsesin. Mitte väga ammu. Sul on neid palju, sa oled terve päeva võidelnud. Terve päeva? Ma sain vihma kaeda, mul oli märjad ööd. Ma olen valmis küüti saama. See oli õhtul, sa aitasid mulle siin küüti. Ma väsinud endas kushi ja ma tulen kohe tagasi. Kohe tagasi. Nii, valmis? No, sul hakkab juba asjadest otsa saama, millega meie eest ära sõita. No, pagan see Toommoori perekond pole küll seaduslik. Mis see on? Ma võtan hobuse ja vankri. Võt, just nii. Hästi. Ma lihtsalt seon hobuse oma muru niiduti külje. Lükkan selle neetud asja lihtsalt pasaseks. Võta aega! Mul on enne surma veel asju teha. Miks sa selle hea ventilaatori ära viskad? Või uus auto, see on ilusam. Loodan, et seal on rohkem ruumi. On küll. Ohvitser Watsonile meeldib küll T-Swifti kuulata. Kas sina oled Swifti? Swifti? Taylor Swift. Kurat ima, mina olen Metsik Bill. Minusuguseid on ainult üks. Jumal tänatud politsei eest, mul on midagi teha. Teil oli eile midagi teha, seks pole olnud eriti hõivatud. Noh, me lasime sul minna, Bill. Jah, poiss. Hästi. Mul oli metsas autot vaja ja nad leidsid muru niiduki, aga mind nad ei leidnud. Noh, sa oled ju nüüd siin, eks ole? No. Paistab, et igas perspektiivis võidame meie, eks? Nad peitsid mind ütlema, et olen lõpetanud. Nad lõivad teadvusetuks. Selles autos on natuke rohkem ruumi. Ma ütlesin sulle, et see on nii. On pane käed kinni. Hästi. Nüüd istub ta patrullautos ja on teel vanglasse. William vestleb jätkuvalt politseiga. Loodan, et hoolitsete selle jope eest hästi. See on mu lemmik jope. See on keisari vaba. Kus su jope on? Siin, see on siin. Oh. Nad teevad küll. Ja hakka minu võts. Ma lendasin USA heaks ja lendasin reaktiivlennukiga. F-100 lähevad. Instruktorid andnud minuga lennata, sest ma olen hull. Ütleb, vangega ära tee seda enam, kui ma just ise seda uuesti ei tee. Mis on? Ma tõmbasin seda otse üles. Ja, sa magasid kogu öö metsas. Yeah. Miks mitte, ma magasin Daytona kesklinnas, ma magasin seal rannas terve öö. Mul polnud üldse raha, mu naine ei tahtnud mulle isegi $10 kohvi jaoks saata. Kui ta sai sotsiaalkindlustuselt $8000, võttis ta selle endaga Taise kaasa. Ma ütlesin talle, et olin ukse juures, mõin teda tagumikku, kui ta lahkus. Jah, ta on ilmselt parem, kui ta varem oli. Ei. Sa oled elanud töörast elu, kas pole? No, ma lihtsalt elasin tavaliselt, kõik räägivad, mida ma tegin ja ma tegingi seda. Ma tulin Fairbanksist Alaskalt tagasi, taskus $78,000 ja ma raiskasin selle ära. Naiste peale. Baarile peale, baariruumis. Kurat, ma pole oma elus kunagi purjus olnud. Sa pole mind kunagi purjus näinud. Ma joon 3 õlut ja rohkem ei suuda juua. Ma ei joo viskit. Jaa. Ma ei lähen sealt korra ja sattusin pahandustesse. Siis üks tüüp lassi mulle oma marihuana pihustamata ja ma kutsusin iseenda peale politsei. Kuramus, ta naeris nii kõvasti, nad ei saanud mind arreteerida. Kas neil pole kunagi olnud kedagi, kes oleks ise politsei kutsunud? Need on sellist seaduslik, ma ei tegele sellega ka. Need ravimid, mida nad sulle annavad, on kaetud piiga, et sa tahaksid veel osta. Need on kuradima palju. Jah. Ma räägin apteegist. William arreteeriti raske kallaletungi eest. Ametniku korraldusele või märguandele allumata jätmine, arreteerimisele vastupanu osutamine, sõiduki aeglasel kiirusel juhtimine, liikluse takistamine ja muu taoline. Mida ma tegin? Seda me püüamegi välja selgitada. Oi poisid, teil on nüüd pahandus kaeras.
Te võtate mult ära mu 4. põhiseaduse parandusega tagatud õigused. Minu 4. paranduse õiguses. Ma jõin eile õhtul natuke veini, nii et mis ma oskan öelda? Kell on veidi üle 8 õhtul Lake'i maakonnas Floridas, kus üks Florida mees ja tema golfikäru võisid natuke rajalt kõrvale kalduda. Tere, head õhtut. Tere. Räägi meile, mis toimub? Meie sõber läks sisse ja läks magama, sest tal on 1. põhiseaduse parandusega tagatud õigus. Väidetavalt, olgu. Me ootasime siin, et vasakule pöörata ja tema tuli sealt poolt nagu tagasikutse juurest. See on teie auto. See on minu auto. Olgu, ja te olite selles üksi. Või me olime selles. Olgu, nii et... Ta keeras vasakule sellele tänavale ja oli näha, et ta suundus otse minu auto poole. Ma mõtlen... Otse selle poole. Nii et lihtsalt veendumaks te tulite siis kummast suunast. Me tulime siit poolt alla. Olgu. Teie jäite just sinna toppama. Proovisite võib-olla sissepääsu poole minna. Ja, olgu. Ja kus suunas tema tuli? Sealt poolt. Mis siis edasi juhtus? Ta sõitis meile otse vastu, aga ma mõtlen mitte päris otse, vaid ta tuli siia, et vaadata. Ja ta rebis juuksed peast. Oota, nii et sina juhid, jah? Ja siis me järgnesime talle siia. Nii et ta sõitis sulle otse vastu? No jah, otse vastu. Ta kriipis kogu külje ära ja rebis peegli ära. Tunnistajad ütlesid politseile, et eakas mees golfikäru roolis riivas nende autot ja lõhkus küljepeegli, enne kui keeras lähedal asuvasse sissesõitu, et magama minna. Ta on päris purjus. Ta ei suuda isegi püsti seista. Ta sõitis siia, avas oma atraktsiooni siin. Siin langi sees. Ta tahab jääda. Ta ütles, et ta läheb. Ta hakkas alla tulema. Tal polnud midagi kaasas, jah? Ta hakkas alla tulema. Ja ta kiutas minema ning sõitis otse garaaži. Ja ta lõi pidevalt vastu seina. Ta ei teadnud isegi, kuidas peatuda. Ja kui ta välja tuli, oli ta nagu... Tal ei ole. Tal tõesti ei ole ühtegi vastust. Ja ta oli nagu, mida ma üldse valesti tegin? Ta ei tulludki välja. Ta ei tahtnud isegi vaatama tulla. Ma ütlesin, et anna meile vähemalt raha, et see korda teha lihtsalt, et asi oleks lahendatud, aga mitte midagi. Ta oli nagu... Ma ei teinud midagi valesti. Politseinikud olid kuulnud piisavalt ja läksid kahtlusaluse kodu juurde. Me oleme kohe... Ma näen siluetti tulemas. Šerifi büroo. Tulge ukse juurde, me peame teiega rääkima. Mida te tahate? Tere, siin on Lake'i maakonna šerifi büroo. Härra? Mes? Kas me saame teiega korraks rääkida? Me saan. Kas sa saad välja tulla? Mis? Tulge rääkige meiega, härra. Hästi. Minu nimi on Ebadi Johnson, Lake'i maakonna šerifi büroost. Põhjus, miks me siin oleme, on see, et viime läbi uurimist ja tahame lihtsalt kuulda teie versiooni juhtunust. See oleks väga kasulik, kui me saaksime teie versiooni, sest vastasel juhul peame uurima hoopis teist suunda. Nii et... Mida ma tegin? Politsei tuvastas siin nähtud mehe kui 83-aastase Robert Paceviksi, kes näib olukorra suhtes veidi segaduses olevat. Seda me püüamegi välja selgitada. Kas te saaksite astuda oma veranda peale? Nii saame teiega rääkida. Ei, ma jään siia paika. Olgu. Räägi meile, mis täna õhtul juhtus. Mis juhtus? Saime kaebuse, et keegi, kes vastab sinu kirjeldusele, oli seotud mootorsõiduki õnnetusega. Ei. Mu auto on garaažis. Sa võid seda vaadata, kui tahad. Mingit mootorsõiduki õnnetust pole olnud. Olgu. Las ma küsin teilt midagi, härra. Ja jah, me tahaksime vaadata, kui teil pole selle vastu midagi. Hindame teie koostööd. Kas olete üksi kodus? Jah, ma kaotasin oma naise peaaegu 4 aastat tagasi COVID-i tõttu. Ja ta on nii rõivatud.
ja sellest pole lihtne läbi tulla. Mul on kahju seda kuulda, härra. Ja, olete küll. Kas teil on mingid terviseprobleeme? Ei. Teil ei ole ühtegi terviseprobleemi? Ei. Okei. Sa ütlesid, et lubad meil oma autot garaažis näha, eks? Ja. Hästi. Kas sa tahad seda vaadata? Jah, härra, me tahaksime seda vaadata, palun. Olgu, ma avan garaaži ja te vaatate seda. Las ma panen selle ukse kinni ja lähen garaaži ning avan selle teile, eks? Jah, härra. Olgu, sellest piisab. Härra? Ohvitserid suunduvad kahtlusaluse garaaži, kus video on tsenseeritud, kuid peagi ilmub meie kahtlusalune uuesti välja, nüüd juba käeraudades. Te olete pahad. Laiti. Mis juhtus? Mis kurat toimub? Tuvasta, kuhu ta suundub. Oi poisid, teil on nüüd pahandus käes. Sa võtad mult mu põhiseaduse 4. muudatusega tagatud õigused ära. Samuti minu põhiseaduse 4. muudatuse järgi. 29 608, sinu signaal 14. Rööv on 1015. Kas saad ka sündmused lisada, mis viitavad lõikehaavale vasakul käsivarrel? Äratasin üles ja viisime autosse. Me tuleme kohe tagasi. Teil on nüüd pahandus kaelas. Pane ta lihtsalt kõhuli. Päriselt ka. Robert viiakse patrullautosse samal ajal, kui politseinikud jätkavad uurimist ja ta ei ole selle üle sugugi õnnelik. Seiske siia, härra. Jääks siia paigale. Olge siin lähedal. Ma olen teile juba korra selgitanud, härra. Mille pärast te just minu välja valisite? Mida ma valesti tegin? Ei, teile juba seletati, härra. Mida ma valesti tegin? Mitte midagi. Ma olen oma majas, ei tee midagi valesti. Te tulete sinna ja murrate mind. Mis? Kas te ei tea 4. põhiseaduse parandust? Mina tean. Kas sa tead 1. parandust? Ei, sa ei tea. Te olete praegu hädas. Ma garanteerin sulle seda. Nad teavad, et ta andis sisse 10-15. 83-aastane mees ütleb politseinikele oma arvamuse, enne kui ta siseneb oma katkise plaadi veasse. Täiega. Teil pole pärast tänast enam tööd. Seda võin ma garanteerida. Ma garanteerin sulle, sa oled hea töötaja. Sinuga on lõpp. Tule tagasi, need kohtunikud on hullud. On hullud? Ma pole midagi teinud. Pole midagi teinud. Mitte midagi. Sinuga on nüüd lõpp. Ja tema lihtsalt lõõgastub. Sinuga on lõpp. Sinuga on lõpp. Sinuga on lõpp. Kui sa lihtsalt ilma põhjuseta mind puhkama paned. Sa tuled minu majja, sinuga on lõpp. Vend liigu oma tagumikuga. Kõvasti. Ma garanteerin selle. Võid oma tagumikuga hüvasti jätta, seda ma sulle garanteerin. Arreteeritud mille eest? Mitte millegi eest. Minu majas ilma millegita. Sa tulid minu majja ilma kohtumääruseta. See ei ole õige. Sa tegid seda ilma põhjuseta. Sinuga on kõik läbi.
vabandust, me tuleme kohe tagasi. Varsti saabuvad meedikud, et 83-aastaste tervist kontrollida. Vaatame, kuidas neil läheb. Kuule, Robert, kas sa annad jooveproovi? Mille jaoks ma pean testi tegema? Kas sa kavatsed seda teha? Mille jaoks? Alkoholi kontrollimiseks. Miks te niimoodi minu majja tulite? Robert, kas sa kavatsed sellega nõustuda? Ma tahan teada, miks sa niimoodi minu majja tulid. Me vahistasime su joobes juhtimise kahtluse tõttu ilma vahistamismääruseta. Me ütlesime sulle seda. Ma olin oma majas. Kas sa kavatsed mulle küsimuse esitada, aga ei anna mulle võimalust end selgitada, Robert? Jah või ei? Ei. Sest kui see nii on, siis mind ei hakata lugupidamatult kohtlema. Tead mis? Sul ei pruugi pärast seda enam tööd olla. See on okei. Nii et ma arvan, et ma ei vasta enam ühelegi su küsimusele, kui sa lihtsalt räägid minust üle. Ei, ma ei kavatse su küsimusele vastata. Sest sul ei ole õigus. Sul ei ole õigus, teil kõigil on õigus. Robert, me tahame veenduda, et sinu maja oleks 60%. Oota hetk, miks sa niimoodi minu majja tulid? Kuidas mul üldse oleks põhjust sinna tulla? Tal on rõike haav vasakul käsivarel. Mitte küünarnuki piirkonnas. Tule minu majja. Teil pole mingit põhjust minu majja tulla. Aitäh, et tulite. Kõnnin niimoodi, tead küll. Näete teda. Kas te viite ta ära? Jah, viime küll. Me ei usu seda. Aga teid kõiki kontrollitakse üle. Vaatame, kus see on. Te eksite. Mida sa tegid? Tuled niimoodi otse minu majja. Mitte mingil juhul. Te olete hiljaks jäänud. Hea mõte. Hei, Robert, mis su perekonnanimi on? sul on nüüd pahandus. Ma sain su kätte. Robert jätkab oma retoorikaga, kuid politseid see eriti ei kõiguta. Ma ei saa aru. Ma olen oma majas. Te tulete minu majja ja arreteerite mind. Mille eest? Ma ei saa aru. Mille eest? Te kutid. Te kõtel. Robert? Te kutid. Paistab, et teil jääb pärast tänast töökohta alles. Ma tunnen teid kõiki. Meie oleme teistsugused. Kuulake teda. Sa meeldid endale. Kuula teda. Robert. Ma garanteerin sulle seda praegu. Robert. Ei, ma tahan lihtsalt selle mantli ära võtta. Kas mind arreteeritakse? Mille eest? Mille eest? Ninja on minu. Palun kiiresti. Ära tule kaasa. See ongi. Kus ma olen? Kuidas sul läheb? Proovi mind aidata, ma ei ole kindel. Kellelgi teisel pole sinu rõõmu. Lihtsalt otsusta minu majja tulla. Jaa, täpselt nii. Kui me ta taga kinni paneme, saame selle neile anda. Ütle neile, et andku meile lihtsalt üks hetk. Andke meile lihtsalt üks hetk ära. Arreteerimine peab toimuma vaikselt. Ma ei tea. Mitte midagi. Lihtsalt niisama. Lahe. Mine tema igaks juhuks kaasa. Sa ei ole Robert. Ära kao minust eemale. Tule nüüd. Tead, sa hakkasid üles minema. Mida sa teed? Teil pole pärast seda enam tööd vaja. Varsti esitab üks ohvitser küsimuse, mis kõigil mõttes on. Sa kordad end väga palju. Okei, teil ei pea tööd olema. Okei, mitte mingil juhul. Mida ma kirjutasin? Ma tean, kui teil on vaja. Hei! Mees, ma võtaksin ka natuke, kui sul midagi selle vastu pole. Palun. Ma ei saa aru. Hei, jaa. Hoolitse mu prillide eest. Vabanda. Ma panen selle taha. Pane see oma istme taha. Nii. Kui peaks verd sattuma, siis pane see istmele. Taha, tagumisele istmele. Siis saa need kindad ära võtta ja käed puhtaks pühkida. Ei, tule siia. Tule ruttu siia. Vabandust, mees. Mu koer on väljas olnud. Ära tema eest hoolitse, sõber. Mis see siis on? Koora Red Beep, mille eest? Mitte millegi eest. Tuli minu majja ilma põhjuseta.
ei. Ma lihtsalt määrisin end verega, nii et ma tahan lihtsalt kindel olla, et tulen üle. Me tuleme kohe tagasi. Lõpuks on politsei valmis Roberti vanglasse viima, kui üks politseinik saadab ta patrullautosse. Tule nüüd Miima, härra. Mida te tahate, et ma teeksin? Aitäh, Vamina. Võta rahulikult, Robert. Me tuleme kohe tagasi. Ole ettevaatlik. Ole ettevaatlik. Ettevaatus peaga, Robert. Me oleme kohe see siin. Mida sa temalt küsid, kas ta tahab, et tema naaber tema maja turvaks? Ma pole kurat midagi teinud. Robert. Kas sa tahad, et su naaber sinu maja sinu eest turvaks? Ma ei ole midagi valesti teinud. Robert, kuula mind. Kas sa tahad, et su naaber sinu maja sinu eest turvaks? Tead mis? Teie kutid ei pea sel aastal tööd tegema. Robert, kas sa tahad, et su naaber sinu maja sinu eest kinni paneks, Robert? Jaa. Sa oled halb. Sa oled nii halb. Mulle aitab. Uurijad räägivad naabritega ja töötavad välja plaani, kuidas Roberti kodu ja koer turvaliselt hoida. Kuid kui politseinikud kahtlusalust teavitavad, on tal tuttav vastus. Jah, kui sa saaksid talle helistada, siis mina sellega ei tegele. Robert, kuidas sul läheb? Lihtsalt anna talle teada, et tema ema pakkis boksigangi poolt tema maja turvalisuse nimel asjad kokku. Sinu koeraga võetakse ühendust sinu koera pärast sinu majas. Te olete suures jamas. Ma ütlen teile seda kohe praegu. Kas sinuga on kõik korras, Robert? Sa oled hädas. Suurtes raskustes? Jah, kõik. Ma ei tea. Ja lisaks sellele, kuidas sul läheb? Kas sinuga on ikka kõik korras, Robert? Tahtsin lihtsalt veenduda, et suudame elukoha turvata ja keegi tegeleb telefoniga. Teil on nüüd pahandus käes, suur mees. Tagasi vanglas vaatavad ametnikud koos Robertiga üle mõned dokumendid, kui jonnakas kahtlusalune jääb endale kindlaks. Ma räägin sinuga korraks, eks? Kas teil on see olemas, Robert? Pääsenud. Ma selgitan, mis siin toimub. Sa saad 2 trahviteadet, okei? Sa saad 2 trahviteadet. Üks on joobes juhtimise eest, mille tagajärjeks oli varakahju. Ja teine trahviteade on sündmuskohalt lahkumise eest varakahjuga liiklusõnnetuse korral. Mis juhtus? Ma olin oma garaažis. Te tulite ja viisite mind garaažist välja. See on nüüd selja taga. Ma lihtsalt ütlen teile, mis toimub. Te saate 2 trahviteadet, eks? Trahviteated käivad allkirjastamise juurde. Te saate neile alla kirjutada. Las ma selgitan. Selgitage neid. Me saame aru, mida te räägite enda ja oma garaaži kohta. Teil on võimalus kohtus oma seisukohta selgitada. No. Aga siin peame meie oma tööd tegema ja see on osa sellest. Ma tean seda. Olgu, see saab olema Leiki maakond. Tänane kuupäev, kogu informatsioon. Countryside'i puiste, Oak Parki puiste tegelikult sõida. See ongi minu tee. See on ristmik otse sinu tänava lõpus. Seal juhtuski avarii. Mis avarii? Sa tead, mis on 4. põhiseaduse parandus. Kas sa kirjutad neile alla, jah või ei? Võtan seda kui eitust ja hakkan trahviteadet vormistama. Ma saan aru. Me oleme lõpetanud. Aitäh. Sa ütled ei, kui sa sellele alla ei kirjuta. Ma ei öelnud seda. Kas sa kirjutad nendele trahviteadetele kohe alla? Mul ei ole vaja saada 4. põhiseaduse paranduse kohta õpetust. Miks? Kogu lugupidamisega ma ei vaja sinu õpetust. Mul on vaja, et sa need trahviteated allkirjastaksid. Ja kui sa... Olgu. Jälle siia sellele. Siia sellele. Niipea kui oled valmis allkirjastama, annan sulle selle pastaka. Vaata see kiiresti üle. Ja kui sul on pileti kohta küsimusi, küsi minut. Kui me ettevõtmisega alustame, võtan seda kui keeldumist. Ma võtan mõlemad need. Ma lahkun. Kas ma võin pärast seda koju minna? Sul määratakse kautsjoni summa. Ma annan sulle varsti teada, kui suur see on. Sellest ma ei saa aru. Olgu.
ma ei saa sellest aru, sest ma olin oma garaažis. Me oleme lõpetanud. Sinu garaažil pole sellega mingit pistmist. Nii et praegu on aeg. Kui sa tahad, võta see pastakas ja kirjuta alla. Olgu. Siinsamas. Ma pean jälle vee peale saama. Kui sul on järgmise 5 sekundi jooksul küsimusi, siis palun küsi. Kui ei, kirjuta alla. Varkaju. Olgu, anna mulle pastakas. Milline varkahu? Anna mulle pastakas, me oleme lõpetanud. Hästi, tule nüüd. Ma ei tea, tule nüüd. Ma lähen istun sinna tabasi. Järgmisena proovivad politseinikud veenda Robertit alkomeetri testi tegema, kuid taaskord ta ei ole sellega nõus. Kas teete alkomeetri testi? Ei, miks ma peaksin? Miks ma peaksin? Sa võtad mult ära mu 4. ja 1. põhiseaduse muudatusest tulenevad õigused. Tulge nüüd, kutid. Kas sa teed testi ära, jah või ei? Nõussest oled roosa, eks? Robert, kas sa teed testi ära, jah või ei? Hingamine võimaldab meil testi teha. Ma jõin eile õhtul natuke veini. Mida ma sulle öelda saan? Ma ei hakka seda tegema. Sa tead, et ma jõin. Sa võisid aru saada, et ma jõin natuke veini. Sa tead seda. Olgu. Jah või ei? Jah või ei? Kas sa teed testi? Jah või ei? Ei, miks ma peaksin? Olgu, nii et sa teed testi. Kui sa ei tee testi, mida ma sul teha palusin, sinu õigus juhtida mootorsõidukit. Sinu juhiluba peatatakse esmakordsel keeldumisel 9 aastaks või 18 kuuks, kui sinu juhiluba on varem peatatud selle tõttu, et sa keeldusid seaduslikust hingamistestist. Lisaks, kui sa keeldud tegemast testi, mida ma sinult palusin, ja kui sinu juhiluba on varem peatatud selle eest, et sa keeldusid seaduslikust hingamistestist, siis oled sa seaduse ees süüdi. Sa paned toime väärteo. Kui sa keeldud tegemast testi, mida ma sinult palusin, võib keeldumist kasutada tõendina igas kriminaalmenetluses. Mis? Te tulite minu majja täiesti ilma põhjuseta. Lähme. Te tegite seda, mida te ei pidanud tegema. Teil polnud läbiotsimismäärust minu majja sisenemiseks. Sellest piisab. Ei, te ei teinud seda. Sellest piisab, Robert. Kas te keeldute endiselt testi laulumast, teades, et teie juhiload peatatakse vähemalt 9 aastaks ja järgnev keeldumine toob kaasa kriminaalsüüdistuse? Jah või ei? Mis? Kas sa ikka veel keeldud testist? Jaa, miks ma peaksin testi tegema? Sa tead, et ma jõin täna veini. Kas soovid alla kirjutada? See ei tähenda süü omaksvõttu. Ei. Olgu. Ma ei kavatse midagi allkirjastada. Robert arreteeriti joobes juhtimise eest, mille tagajärjel tekkis varaline kahju, varalise kahjuga õnnetuse sündmuskohalt lahkumise eest ning allkirjastamisest keeldumise eest. Hiljem ei tunnistanud ta end süüdi esitatud süüdistustes viimaste andmete kohaselt. Tema juhtum on endiselt avatud. Kas ma võin koju minna? Kas te viite mind koju? Robert, sa võid sinna sisse minna. Kohe minu järel ja sa võid ukse sulgeda. Kui sa keeldud, siis saame need kinni pidada. Töö. Ja nemad võivad. Miks mind arreteeritakse? Mille eest? Te tulite minu majja ja viisite mind minu majast välja. Mille eest? Ma ei saa aru. Ei, ma ei saa aru. Ma loodan, et teil on head advokaadid. Meil ei ole neid vaja. On kuum juulipäev Miami Gardensis, Floridas, kus politsei reageerib teatele kogukonnakeskuse juures toimunud otsasõidust ja põgenemisest, millest sai vigastada 3 inimest. Sõitis talle otsa. Jah, ta pritsis mulle rinnale millegagi, mis see peegel iganes oli. Ta lõi mind oma taskurätikuga. Alusta algusest. Kas sa tead, mis juhtus? Siin seisis auto. Pikap Tacoma, halli või tumedat värvi Tacoma pikap. How Dodge Tacoma?
suur tumeda kooma, sa seisis seal. Me ei teadnud. How died is Tacoma? Jaa, Tacoma. Toyota Tacoma, kuhu poole? See veeres siit alla ja läks sinna poole. Umbes 5 minutit tagasi. Sest see sööstis kiirteele. Ma ei tea, mis... Ei, me ei näinud kedagi. See on okei. Esmabianjad hoolitsevad ohvrite eest, kes ütlevad, et kontrolli kaotanud juht sõitis neile otsa ja põgenes siis sündmuskohalt. Üks naine, 67-aastane Patricia Gardner, toimetati kriitilises seisundis helikopteriga haiglasse, kus ta politsei andmetel suri traagiliselt mõni päev hiljem. Teised 2, Patricia täiskasvanud poeg ja kogukonnakeskuse töötaja, said juhtumis vigastada, kuid jäid ellu ja viibivad endiselt sündmuskohal. Järgmisena kuulame ohvritelt ja mitmelt tunnistajalt. Me sõitsime siit välja. Näed, kuidas ma sellele autole pihta sain. Me kõik seisime siin niimoodi koos. Kui ma kuulsin, et olin ratastel. Ma arvasin, et olin järve ääres kinni. Olgu, vabandan. Ma ütlesin, et nad lihtsalt seisid siin, härra. Nad seisid tänaval. Härra, kas te nägite juhti? Ei, ma ei näinud juhti. Keegi ei näinud juhti? Keegi ei näinud juhti. Ta küsis temalt. Kas keegi nägi juhti? Kas me saame natuke tagasi astuda? Palun astuge tagasi. Siin on kuriteo paik. Palun, lihtsalt astuge natuke tagasi. Astuge tagasi. Palun, astuge tagasi. Ei, auto tuli siipood. Näed prügi. Korista prügi ära. Vaata, näe, auto sõitis äärekivi peale. Jah? Te võiks seisata seal, eks? Ei, teeme selle ära, hakkame pihta. Vaata seda kuriteopaiga linti. Nad kõnnivad sündmuskohal. Kas keegi nägi, mis see on? Minu poeg. Ta sai tema isikutunnistuse. Kes on Tacoma juht? Jah, see on tema. See on see inimene, kes seda tegi. See on tema. Ta oli just hoonest lahkunud. Tema tegi seda. Me vaatasime teda, kui ta hoonest möödus. Minu poeg kõnnib. Kas te saate mulle teene teha ja jääda? Kes seda nägi? Ma nägin kogu asja. Aga tegelikult ma ei näinud. Mul on vaja, et te kõik jääksite. Palun, aidake mind. Olgu. See on inimene, kes seda tegi. Imekombel toob teine kogukonnakeskuse töötaja välja kahtlusaluse andmete koopia pärast seda, kui ta ütleb, et tegeles temaga vaid mõni hetk tagasi. Põhjus, miks ma ütlen, et see oli tema, on see, et kui ta neid lõi, vaatasin ma talle otsa. Kas te olete kindlad, et tema tegi seda? Kuidas te teate? Ma mäletan neist mustanahalist naist. Kuidas sa tead? Ma olin kohe seal, ma nägin seda pealt. Ma vaatasin kogu asja pealt. Ta sõidab sisse mustale veoautole, mustale Toyotale. Jah, must veoauto, näed seda? 2122, okei. Mikrofon on seal peal. Olgu, mul on tunnistaja, kes annab teavet Tacoma juhi kohta. See on mustanahaline naine, kes on kasti osa tagaosas. Sellel on teist värvi osa. Nimeks Sharon Cox. Just nii, politsei tuvastab kahtlustatava juhina 62-aastase Sharon Coxi, kellega kohtume hiljem. Nüüd jätkavad uurijad selle välja selgitamist, mis siin täpselt juhtus. Sa nägid, kuidas ta seda tegi? Mis sa olid? Ma olin kohe seal. Kas? Veok oli kohe siin, see oli seal taga pargitud. Tureres! Sa pead selle juhtumiga paremini hakkama saama. Vaata seda! Tõmba seda! Mine! Tõmba seda! Vaata seda linti seal. Mis sa seed? Mis meil on? See on mees ohver. Sa seisad tema ema kõrval koos nõustajaga. See on ema, kes on praegu kiirabis. Teadvuseta, aga hingab. Õige. Jah, ma sain tema passiandmed, ma saadan need sinu telefoni. Aitäh. Ja see on tema ema. Ja ta lihtsalt seisis seal. Need on tema 2 last. See üks poiss. Eks? Just väike listannaline tüdruk seal, kes ei ole haiglane. Ja nad lihtsalt seisid seal. Nad seisid täpselt seal, kus nõustaja praegu on. Ja nad rääkisid nõustajaga. Ja auto sõitis siit välja, sõitis neile otsa, sõitis üle äärekivi ja jätkas teed sinna poole. Kuidas te läheb, härra? Minuga on kõik korras. Kas te saite pihta? Jah, ma sain nad lihtsalt selle väikese tõpraga närvi väetud. Ja see oli su ema. Jah, see on mu ema. Kus sa siis seisid? Jah, me seisime täpselt siin. Siin? Jah, täpselt siin. Ma lihtsalt tahtsin seda jälgida. Ja siis see sõiduk tuli sealt? Jaa, härra. Ja tabas teid mõlemaid?
Ja siis see läks täiesti sinna alla välja. Sa ei näinud juhti? Ei, mä olin juhti. Se juhtus nii kiiresti. Igatahes, auto oli tume. Autoaken oli liiga tume. Toyota Tacoma. Okei, Toyota Tacoma, eks? Jaa, ma saan aru. Hästi. Kes veel seisis koos sinuga? Meid oli 3. Mina, tema ja minu ema. Sina? Mina, tema ja tema ema. Sa ei saa pihta. Sa sai pihta. Kas sa vaatasid sulle? See on Anoki. Aga sa said siiski pihta. Sind löödi. Sind löödi? Aga tal oli kõige halvem auto, ma tean. Jah, nad läksid üle tee samal ajal, tema ja teine mees. Ja tema sõitis neist üle. Nagu üle? Ja ta sõitis ka kännust üle, just seal. Ja ta läks ümber kurvi või ta läks sealt poolt ringi. Sellepärast. Jah, nii me tema nägu teamegi. Kas autos oli veel keegi, keda sa tunned? Millist tüüpi naine? Mastana Helene Naini. Ogu. Tal oli nagu punakad juuksed, kuradi. Panesed juuksed? See on nagu puhvis. Punased juuksed, selline loomulik puhvis soeng. Ja kogu juuksed, saa mida tema. No. Tunnistajad ja ohvrid kirjeldavad, kuidas ohtlik juht kihutas läbi parklast, väidetavalt sõitis otsa ühele autole ja 3 jalakäijale, enne kui üle äärekivi hüppas ja minema kihutas. Kuid hetked hiljem räägivad uurijad töötajaga, kes tuvastas Sharoni, kui ta pakub välja võimalikku motiivi. Matt, kas sina ostsid selle mulle? Kuidas me selle naise nime teada saame? Kuidas me teame, et tema seda tegi? See mees, tema nimi on Sharon Clark. Õige, aga kuidas me teame? Miks nad teavad, et tema seda tegi? See mees. Okei, kui ta lahkus, nägin ma tema juukseid. Ta oli sees pool, ma mäletan seda. Seda ma ei unusta kunagi. Nii et kui ma taipasin, et see oli tema, siis ma sain tema isikutunnistuse. Ja noormees, ma ei tea, kus see noormees oli. Kes siin oli, ma tõin selle talle. Ja ta ütles, et see oli tema. See oli see, kes seda tegi. Ja see on tema, ma nägin, kuidas ta ära sõitis, sellepärast ma tean, et see oli tema. Teie raks, te nägite seda? Põhjus, miks ma tean, et see oli tema, on see, et ma olin just talle öelnud, et ta ei saa programmis osaleda. Tal olid nagu lillad juuksed. Jah, see oligi nii. Ta ütles seda. Sul on isikut tõendav dokument, me viime teid sisse. Sa oled tunnistaja, sa nägid leiti, sa nägid kogu asja. Ma nägin seda. Ole selle tunnistajaks. Aga mina ei näinud, seda ma nägin. Ma seisan siin. Kui ma ümber pöörasin, nägin teda musta veokiga sõitmas. Ta sõitis neile otsa, nad lendasid. Ta sõitis neist üle, sõitis üle äärekivi ja kihutas minema. Ja ma nägin tema juukseid. Jah. Okei, nii et sa tunned ta ära, sest ta kandideeris. See tuli siit väljaspoolt. Ta ei suutnud seda teha. Sain aru. Ja millele ta üritas kandideerida? Care to Share program, Elektriabi program. Care to Share? Ja. Nii et ma arvan, et ta sai vihaseks, ma eeldan. Sest sa tunned ta keertuseeri järgi ära, mida ta kandis. Ma tean, et tal oli kleit sejas. Ma ei mäleta selle värvi, aga tema juuksed olid ainulaadsed, sest need olid nagu loomulik afro. Sharon Cox, eks? Ja ma ütlesin sulle, et tema registreeris ta. Nii et ta läks sisse, sa keeldusid talle programmi andmast ja ta tuli välja. See on ilmselt põhjus, miks ta oli ärritunud. Ja. See on ainult asi, mis mulle pähe tuleb, jah. Kui te andsite selle veoauto, ükskõik millise veoauto, mis temaga seotud on, ja te näitate seda meile, siis me kõik saame teie peale näidata. Teil pole sees mingit videot? Ei, meil pole. Detektiivid leiavad Sharoni ja kahtlustatava põgenemissõiduki tema kodust vaid mõne miili kaugusel. Carol, mida see sulle andis? Kas sõiduk on siin? Kohe seal. See on see auto. Okei, jaa. Kas politsei tuvastab Sharoni kui kahtlustatava juhi ning märgib politsei raportis, et tema juhiluba oli varem peatatud ja et Sharon tunnistas, et ta teadis peatamisest? Siin näeme veoautot, mida Sharon väidetavalt juhtis, koos nähtavate kahjustustega, mis politsei sõnul vastasid sündmuskohale. Okei, siin see on.
Soovin teilt paar küsimust õnnetuse kohta küsida. Teie arvates olite jaamas ja teil oli pikk reis või 2 aastat tagasi viisite jaama. Kas ma võin selle juurde tagasi tulla? Ma ei tea, kas te saate sinna minna, kas see sobib? Kas teiega on kõik korras? Kas sul on kõik korras? Ma viin su jaama. Tead, tema viib su. Ma tunnen sind. Nii tunned end sellega mugavamalt, on ju? Hästi. Lase mul koju minna. Võta tema 05 ja ma kindlustan X tema autoga. Olgu. Preili Koks, kas teil on autovõtmed? Kas saan aidata? Kas ma saan aidata? Lihtsalt kõik, mida vaja, on ainult autovõti. Kõik muu võite endale jätta. 143. 143. Sul ei ole sellel ju alarmi, eks? Ma ei ole autos. Ametnikud ütlesid, et Patricia oli 3 päeva elutoel, enne kui ta vigastustesse suri. Nüüd valmistus politsei Sharoni sõidukit teisaldama ja teda ülekuulamiseks kaasa võtma. Kui sa ütle mulle oma nime, saad sa mu näidata ka oma isa ja oma tüdrukseppe. Aitäh! Ma lähen ja parandan selle ära. Ma olen seda teinud 16 aastat. Ma ei tea, miks ta tunneb seda kurjategijat. Kui sa mind tänaval näed, siis lihtsalt mäletad, sa tunned mind. Ja ma olin lihtsalt nagu, ei, ma saan hakkama. Teenida palju raha. Tunned teda? Ja, tema. Ei tea, mis on tema? Tassai. Mina aga ma ei teadnud, et see on. Ammu aega tagasi ma pean saama. Ja teiseks halb reisi tapmine musta Mercedes maasturiga, mis visati tema poole ja ta sõitis autole otsa ning tappis ta. Olgu. Pidin tule süütama, aga ma pole seda veel teinud. Umbes 2 aastat tagasi. Okei. Üks hetk. Sarge. Õige. Mul on autovõtmed. Näeme varsti. Jah, mul on võtmed ja pult olemas. Lõpuks. Sharon tuuakse politseijaoskonda, kus ta vahistamisavalduse kohaselt ütles uurijatele, et ta ei teadnud, et ta oli 3 inimesele otsa sõitnud ning väitis, et kaotas sõiduki üle kontrolli, tunnistades, et oli enne sündmuskohalt lahkumist autole otsa sõitnud. 62-aastasele naisele esitati süüdistus raske kehavigastusega liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumise eest, kuid süüdistust raskendati hiljem, kuna üks ohvritest suri. Mõni sekund hiljem, kui oodatakse puksiirauto saabumist, teeb teine politseinik veelgi muret tekitavama avastuse. Tal on 47 kaliibriga relv. Tal on 40. Ja merihirve, Warner. Ei, merihirve order, ma ei saa aru. Tal on 40. Jah, tal on 45. Ja. 40 ja tal on seas tagveeaeg, jah. Ta pole taga otsitav. Sünnikuupäev. Ei, on küll, võib-olla ei ole. Liiklusrikkumine, aga see on Liberty maakonnast. Väidetavalt pole neil pädevust. Ei, väljaandmist pole. Ma pean talle kiiresti dispetšeri kaudu 24 tegema. Teine on väljas. Brunswicki, šerifi büroo. Tal on 2. Tal on 2 kuud New Yorgis. Jäta see sinna üles. Sinna?
Sinna sa siis lähed ja? Kuulsid õigesti. Ametnik avastab, et see ei ole Sharoni esimene kokkupuude seadusega, kui ta leiab kahtlusaluse andmeid kontrollides kehtiva vahistamismääruse. Politseiraportis on märgitud, et tegemist on Georgia osariigis välja antud kehtiva vahistamismäärusega katseaja rikkumise ja liiklusrikkumise eest. Ma seisan veoauto juures. See on hea Kute Asvevend. See on hea QTH. Veok on sõna otseses võttes tema maja juures pargitud. Ei, Melo 5, ta just ära, 205. Mis sa ütled, ootan Toyotaga, et seda bukseerida. Ja tal on 240 vend. Üks on Brunsvikist ja teine on Georgiast. Mitte ekstraditav. Üks on katseaja rikkumise eest. Ja. Katseaja rikkumine, marihuana omamine, hooldusnõuete eiramine. Sündmuskohal kirjeldavad tunnistajad edasi oma versiooni juhtunust. Ja see mees, ma nägin, kui ta talle otsa sõitis ja ta ümber pööras. Ja ka äärekivi, nii et kui ta lahkus. Ta sõitis naisest üle. Jah, ta sõitis naisest üle. Ta tabas teda. Sõitis temast täiesti üle. Hästi, treener. Felicia sai parema poolega löögi. Ja, sai küll. Ja teine inimene seisis vastaspoolel. Ja siis oli naine keskel ja ta jäi auto alla. Hästi, jah. Ma loodan, et te saate ta kätte. Ja kui te saate teada, mis sõiduk tal on? Selle põhjal, mida te nägite. Kas te arvate, et see oli tahtlik? Te arvate, et see oli tahtlik? Kes normaalne inimene lihtsalt keeraks end niimoodi ümber? Ta sõitis autol otsa. Ta tegelikult liikus parkimiskohale. Kas sa näed seda ka? Kas sa näed? Ma ei näinud, et ta sellele autole otsa sõitis. Ma nägin, kuidas ta neist üle sõitis. Kas tal oli mingi tüli nende inimestega, kes seal seisasid? Mitte, et ma teaksin. Kui ta hoonest välja tuli, siis ma ei oska öelda. Nüüd, seersat, ma ei saa siin ees pole ühtegi kaamerat. Jah, väidetavad siit. Ma ei ole seersandi osas kindel. Mul oli välimine luba. Ma olen kindel, et just seal nad. Siin. Me näeme kahju, mille Sharon väidetavalt põhjustas teisele sõidukile, kui ta parklast suurel kiirusel välja sõitis, lisades veel ühe süüdistuse tema nimekirja. See on see auto, millele nad otsa sõitsid, välja tagurdades. Sain aru. Videoid ei ole, ma ei näinud ühtegi kaamerat. Ma võtan siit häige numbri ja kõik need asjad. Ja? Siin samas. Teine lendas teisele poole, arvan, et see naine, keda tabati. Jah, tema ongi see. Jah, tema on see, keda viiakse. Ja meil on vist Tikar, ma arvan, et ta on teaduseta. Jaa, ta on uuenduslit ja nii edasi. Kuulsin seda raadiost tead. Seal oli trauma. Jah, talle sõitis auto otsa. Jah, ilmselt kõik sõidukid tagurdasid siia. Sõitsid välja ja ta libises, Märts oli siin, sõitis temast üle ja kihutas otse läbi partneri. Jah, aga meil on tema andmed. Ta oli... Ma ei näe teda. Jah, ta toimetas sees. Nii et jah. Linna kõiki, tänu teist. Nii et temaga on kõik hästi, ma mõtlen, okei. Jah, palun oodake, ärge kuhugi minge. Ma hoian sind. Bibi. See naine seal, kellel on pikad rastapatsid, ta on sotsiaaltöötaja. Nii et Sharon Cox tuli sisse ja ta taotles Care2Share'i toetust. Jah. Ta ütles. Jah, hooldusõiguse jagamine, seal sees pole videokaamereid. Ta tundis isiku ära, kui too lahkus. Ta sai vihaseks. Jagatud hooldus on programm, mida nad pakuvad Binalli abis. Ta lükkas tema taotluse tagasi. Ta sai vihaseks, enne kui ta hoonest lahkus. Ma küsisin, kuidas sa ta ära tundsid? Ta ütles, et kui ta välja sõitis, tundis ta auto ära ja mina tundsin ära sama soengu, mis tal oli. Tal oli kleit, kohevad juuksed. Ta ütles, ma tunnen ta ära, ma nägin teda. Ma tean kindlalt, et see oli tema. Ma keeldusin talle programmi andmast. Ma keeldusin talle pressi andmast. See ongi see, mis juhtus. See on tema tunnistaja. Sharon tunnistas lõpuks end süüdi mitmes surmaga lõppenud otsasõidu järel põgenemisega seotud süüdistuses ja mõisteti 4 aastaks vangi.
See karistus pälvis ohvri perekonna kriitika, kes väidetavalt avaldasid oma rahulolematust 4-aastase vanglakaristuse suhtes, mis oleks peaaegu vähendatud vaid 1-aastaseks, enne kui prokurörid kokkuleppe tagasi võtsid. Viimaste andmete kohaselt on nüüdseks 65-aastane Sharon endiselt Florida parandusteenistuse vahi all. Tellige kohe, et saada lihtsamalt ligi Law & Crime'i värskeimatele uudistele.